selle kohta tõesti võib öelda niimoodi, et see doktoritöö teema oli seal väljas ja ootas kirjutajat. Ehk siis Eesti õigusteaduses sel hetkel, see oli siis umbes aastal 2005, oli küll hästi läbimõeldud ja mõtestatud ja käsitletud see osa riigihangetest, mis puudutas hankemenetluse poolt ehk kõike, mis lepingu sõlmimisele eelnes. Aga see, mis on siis see hankeleping, mis reeglistik selle suhtes kehtib, kas seal on mingisugust erisusi siiski võrreldes suvalise eraõigusliku lepinguga, vaat see osa oli tegelikult nagu õigusteaduse mõttes läbi mõtlemata, käsitlemata ja ootas kirjutajat. Ja mina olin see õnnelik kirjutaja, kellele see teema huvi pakkus. Aga praktilisem ajend, kuidas ma jõudsin selle, ütleme valdkonna, riigihanke õiguse valdkonna juurde üldse, tegelikult oli väga lihtne, et see tuli minu varasemast tööst advokaadina, kus ma olin päris palju hankeasjadega tegelenud. Teatud aastatel olin iganädalane külaline vaidlustuskomisjonis ja kuna see on selline väljakutseid pakkuv ja huvitav ja kiiresti arenev valdkond, siis niimoodi ma sinna jõudsin.